Ta veetis aastakümneid otsides rahu ja rõõmu valedest kohtadest. New Age'i spirituaalsed praktikad tekitasid lõppematu vaimse nälja ja otsingud, kuid tühjustunne tema sees aina kasvas. Kuid ühel hetkel muutus kõik. Järgnev lugu on Kairist ja sellest, kuidas ta leidis tõelise vabaduse ja rahu kohast, kus seda kõige vähem ootas. Ole valmis tunnistama 180-kraadilist pööret oma silmaga. Pärit olen väikesest Kesk-Eesti alevikust, Vändrast. Ja minu perekond kristlusest paraku midagi ei teadnud. Ja lapsepõlves siiski pealispinnal, ma arvan, et ma olin üsna selline, mida teised nägid, selline ilus ja õnnelik laps. Kaasa võtsin sealt lapsepõlvest võib-olla sellise pingutuse või survet, et olla pidevalt eeskujulik, aktivist, teha asju hästi. Et minu suhe võib-olla päritoluperega, siis vanematega oli täpselt nõukogude ajale vastav, et olin rohkem nagu isaga koos, sest ema oli veel rohkem tööl kui isa ja emaga võib-olla oligi see suhe natukene keerulisem. Et mina väiksest peale nagu ikkagi ei osanud nagu aru saada, et miks ma tunnen vahest sellist nagu rahulolematust ja kurbust. Ma nagu ootasin oma vanematelt rohkemat, et neil oleks minu jaoks aega, et nad oleksid mulle lähedased, ma saaksin nendega kõike jagada. Aga see oli 80-ndad ja paraku nagu sellist hetke meil vanematega ei tekkinud. Ja nii ma kasvasin siis üles, et ma tegelikult hinges tundsin sellist aeg-ajalt sellist üksindust või üksildust ja niisugust ka ängi, et ma nagu ei sobitu sellesse keskkonda ja et minuga ei olda rahul ja et ma ei ole piisav ja kuidagi sellise seljakotiga ma tulin siis nagu päriselt siis täiskasvanu ikka, läksin ülikooli ja ma hakkasin tegelikult otsima juba seda niinimetatud tõde. Ma nimetaks seda siis, et ma olen olnud eluaegne tõeotsija. Täna ma võin öelda, et sel ajal ma nimetasin seda armastuseks, ma nimetasin mingisuguseks õnneks või selliseks rahuloluks. Et ma tundsin, et midagi on mu südames kogu aeg nagu puudu. Ja ülikoolis ma maadlesin pigem siis sellega, et ma olin sellise liiga madala enesehinnanguga, sain seal küll hakkama, aga sellesse ajajärku jäi ka pere loomine ja minu poja sünd. Ja see oli ka selline, võib-olla selline seik sellest minevikust, mis tuleks nagu esile tuua, sest see sünnitus ei läinud sugugi kergelt. Ma olin lausa üle kuu aja nagu haiglas ja ma mäletan, kui ma sünnitasin Raplas, sest ma elasin sel ajal seal ja ma mäletan seda, et kui sünnitus oli toimunud, see oli erakorraline keiser, ma ei olnud üldse valmis selleks ja ma tundsin nagu seda, et minu sisse tuli jälle selline ebapiisavustunne, et ma ei saanud sellega nagu hakkama. Ja ma mäletan, et ma olin nagu rohtude mõju all ja vaatasin ühel päeval seal aknast välja, nägin kirikutorne. Need olid Rapla Magdalena kirikutornid ja hüüdsin nagu vaikselt südamest Jumala poole, et kus sa oled, et miks sa mind karistad. Et see oli minu arusaam nagu Jumalast, et ta on keegi, kes istub seal pilvepiiril ja karistab, et mul ei olnud mitte mingit arusaama tegelikult, kes see päris see Jumal nagu on, aga ma teadsin, et mul oli nagu nii raske, sest ikkagi nagu väikse, ise olles väga noor ja väikse beebiga, kust hakkasid rida pidi tulema mingisugused terviseväljakutsed, ma ei olnud nagu selleks nagu valmis. Ja tegelikult ma saingi tagantjärgi vaadates aru, et ma liikusin mitte Jumala suunas, aga veel rohkem nagu teises suunas tagantjärgi vaadates, aga tegelikult ma olin lihtsalt üks katkine hing, kes otsis nagu abi. Ja need esimesed, kui me nüüd räägime ka sellest, et kust ma siis nagu tulen, ma ütlen ära, et ma panen selle nagu natukene sellesse esoteerilise maailma konteksti, et kuidas ma siis ka sellesse sattusin, siis tegelikult võib-olla minu esimesed doosid sellist eneseabi
metoodikaid ju said alguse ka tegelikult just sellest lapsepõlves keskkooliajas, kus ma tundsin, et on midagi veel, et minu südames ma tahaks kogeda nagu rahulolu ja õnne, aga seda nagu ei ole. Ja sellel ajal tegelikult hakkasid juba levima mängukaardid, millega tüdrukud ennustasid. Juba sai kätte horoskoope ja astroloogia raamatuid. Ja see oli see, mis nõukaajal oli, internetti ju polnud ja kõik levis suust suhu. Et sealt ma sain juba esimesed doosid seda, siis, mis võib-olla nagu viisid mind rohkem nagu sinna esoteerika ja uue vaimsuse poole. Ja kui nüüd ülikooli aega tagasi tulla, siis tegelikult just see sünnitus, kui ma sealt koju sain 6 aega hiljem ja ma olin alles veel üliõpilane, siis mu pojal, beebil siis olid mingisugused allergiad sellised, millele lihtsalt ei saanud arstidelt mingit toetustega abi, pigem pisaraid. Ja siis, mis siis emana teed? Sa lähed ja otsid abi. Nii et mina olin nagu see hing, kes siis hakkas tegelikult ka otsima nagu tervise teemadele abi sealt, ütleme siis esoteerikast või alternatiivmeditsiinist. Kui tavameditsiin sind ei aita, siis sa lähed alternatiivmeditsiini juurde. Ja kuidas siis see ikkagi nagu see info levib, on ikkagi suust suhu ja keegi soovitus mul minna ühe tervendaja juurde. Ja nii sai tegelikult 90ndate teisel poolel, kui ma nüüd võtan selle kokku, 97. aastal tekkis minu ellu esimene selline vaimne õpetaja või vaimne guru, nagu ma tookord teda kutsusin. Ja tegelikult selle inimese juures ma olin kuni usule tulekuni ehk siis 20 aastat praktiliselt. Et temalt ma sain nagu teada, et haigused ei ole kõik füüsilised, vaid et need on nagu psühhosomaatilised ja on olemas nähtamatu maailm ja et siin on nii palju veel, kuigi sellesse nähtamatusse maailma ma usun, et ma juba uskusin palju ennem juba oma lapsepõlves, ma lihtsalt teadsin, et midagi on veel siin väljaspool füüsilist maailma, ma ei tea, kust see tuli, aga ma uskusin seda. Ja tegelikult 90ndate lõpus siis hakkas pigem minu elu toosilt ma hakkasin juurde võtma selliseid koolitusi, lugema selliseid enesearengu õpikuid, kuidas siis ikkagi leida vastuseid küsimusele, et miks ma tunnen nii või kus on siis see, nagu see õnnetunne või mis on see õnnevalem või mis on üldse elu mõte. Ma hakkasin neid küsimusi väga ammu nagu küsima. Ja selle naise juures ma tegelikult sain nendest asjadest nagu rääkida. Aga ma siis ei teadnud tegelikult ju see, et mille sees ma tegelikult olen, sest ma otsisin reaalselt abi oma poja terviseprobleemile. Ja lõpuks hakkas endas minu seest selline, kuidas ma ütlen, vajadus või ka uudisimu. Ma arvan, et üks päästik või trigger, mis on meie inimeste sees, on ka see tohutu uudisimu millegi üleloomuliku kogemise järgi. Ja mina olin kindlasti see üks väga uudisimulik tüdruk olen olnud eluaeg. Ehk siis miks mind ka huvitas kõik see, mis on nähtamatu. Suhetele mul oli väga palju mitmeükseid suhteid, nii et ma ei saanud seda rahulolu kuskilt, nagu kõik nad ikkagi nagu ei olnud see, mida ma nagu otsisin, ma kogu aeg nagu otsisin ja järjest rohkem, siis kuni 2013 tuli ka minu ellu järjest rohkem igasuguseid töötubasid, seminare, ma olin avastanud enda jaoks astroloogia, ma olin isegi käinud mingisuguses astroloogia instituudis, mida nimetati tollel ajal niimoodi. Ma olin hakanud uurima inglikaarte, tarokaarte, sest inglikaardid tundusid nagu nii ilusad ja ma nimetasin isegi sel ajal neid kui hingekiirabiks. Ja et minu elus oli juba nagu neid raamatuid ja neid, ütleme, kristallkivikesi, kaarte, igasuguseid kujukesi juba tekkinud päris palju. Kui tuli üks, ütleme siis veel murdepunkt, kus ma hakkasin veel sügavamale sellesse uusvaimsusesse liikuma. Ühel hetkel
ma sain oma südames nagu aru, et läbi nende tohutute mediteerimiste ja joogade ja kõikide tegeluste, millega ma siis seal uues vaimsuses tegelesin, on see nimekiri on ilmselt väga pikk, millega ma kokku puutusin. Ma ühel hetkel jõudsin arusaamisele, et on vaja minna veel sügavamale aga ma ei teadnud veel, kuidas see on. Ja siis ühel hetkel, see oli ka aastal 2013, kui Eestit külastas üks Inglismaalt käib rännakumeetodi õpetaja Brandon Weiss ja ta kuulutas, et selle seminari käigus on võimalik nagu saada tervendust oma hingehaavadele ja leida nagu just nagu see rahukese, siis see mind nagu väga kõnetas sel hetkel. Ja sealt algas tegelikult minu selline allakäigu spiraal siis väga kiirelt ja kuna terapeudi töö ei võimaldanud finantsiliselt hakkama saada, siis ma otsisin selliseid projektipõhiseid tööampse ja see oli üks nendest. Et ma ei osanud ka veel nagu seda näha, et hingevaenlane tegelikult võtab ära kõik su nagu säästud. Ma olin tegelikult üsna nagu rahatu juba ja ma otsisin võimalusi, kuidas siis nagu ellu jääda ja see tööamps oli selles firmas üks näide sellest. Aga et ma satun seal kokku nagu kristlasega, selle peale ma muidugi ei tulnud, aga ma olin nagu hästi avatud. Ma kogu aeg küsisin, et see on ainus asi, millest ma veel tegelikult ei teadnud. Ma olin igasuguste metoodikatega, kuidas ju ennast tervendada kokku puutunud, aga kristlusest ma suurt palju ei teadnud. Mina ju uskusin sama, et ma olen tegelikult selle kõige kõrgema, selle kõige väelise loojaga kontaktis ja tema annab mulle otse informatsiooni ja seda mina saan edasi anda nagu teistele ja inimesi aidata. Mina uskusin nii. Ja siis see kolleeg ütles jah, et kellega sa päriselt räägid. Ja alles see oli esimene kord, kui ma hakkasin nagu mõtlema, et ega ma täpselt 100% seda kindlust ei olnud, et kes see siis mulle seal räägib vastu, sest kogu aeg see informatsioon jooksis sisse. Ja ma ütlesin, ma tegelikult ei tea. Siis ma hakkasin alles kahtlema esimesi kordi. Ega ma Kairist ennem ei teadnud midagi, kui alles siis ma olin Matis Metsalaga koos tema kontoris. Ja meil oli Matisega seal hea aeg ja rääkisime Jumalast. Ja kuidagi olime sellises osaduses. Kui Matis hakkas järsku rääkima, et tead, et mul on siin üks naiskolleeg, istub üle vastas lauas ja tegeleb esoteerikaga ja igasuguste vaimsete asjadega. Ja kui ma ei eksi, võib-olla ma ei ole täpne, aga ta mainis ära, et tänu sellele, et Matis ise on jumalaps ja siis on vastas naisterahvas, kes käib mingisuguses teises vaimus, et neil oli nagu vaimne konflikt, et see oli vaimne. Ja ta ütles, et näed, et selline inimene on siin ja mulle äkitselt tuli sisse selline mõte, ma olen kindel, et kuidagi Jumal õhutas, et palvetage selle naisterahva pärast. Ja me läksime siis sinna tooli juurde, kus ta istub. Panime põlved maha koos Matisega ja see palve kuidagi tuli sellisel kujul, et kallis Jeesus, tõmba see naine pühavaimu väes ja abiga välja sellest vaimsest segadusest või valeõpetusest või sellisest saatanlikust võrgust ja tooda oma kuningriiki. Sest äkki oli teadmine, et see naine otsib nagu Jumalat, aga valest kanalist. Ja seal me olime ja tegime ühe sellise lihtsa palve ja sinna see jäi siis. Ma ei olnud seda naist või Kairit siis ennem näinud, ma ei teadnud, milline ta on. Aga Matise kirjelduse järgi siis oli ta noor naisterahvas, kes tegeles esoteeriliste asjadega.
aga meie teekonnad läksid nagu lahku ja ma läksin järgmisse projektipõhisse töösse ja sinna paika see jäi. Ta kutsus mind ka nagu osalema teenistusel, aga ma ei jõudnud sinna, sellel ajal ei jõudnud. Ja just siis oktoober 2017 juhtus mu emaga õnnetust või sihuke trauma ja sel hetkel, kui ma käisin teda seal abistamas maal, ma tundsin, kuidas kõik need hingehaavad, mis mul lapsepõlves olid kuidagi nagu sellest kaasa tulnud, mis ma arvasin, et ma olin seal nagu oma seminaridel ja uusvaimsuse ajal siis nagu kõik nagu tervendanud ja andestanud, et siis need läksid täiesti lahti ja hakkasid veritsema. Ja ma sain aru, et midagi on ikkagi väga korrast ära, et kuidas ma siis olen täna nagu nii kitsas kohas. Ja ma ei tahtnud endale neid asju tunnistada, sest mida tegelikult kõik see senine elu näitas, et ma ju müüsin endale maha nii selgelt hingemaenlase sellise võltsvalguse, võlts jumala ja ma ei saanud endale tunnistada, et ma olen jälle midagi valesti teinud. Just siis, kui tema maailm oli kokku varisemas ning ta koges üksitust, segadust, tühjust ja südamevalu, pakuti talle eestpalvet. Sel hetkel midagi muutus. See miski, mida ta oli otsinud 30 aastat, mis tundus alati kättesaamatuna, oli ühtäkki nii lähedal ja reaalne. Talle avanes täiesti uus tee. Ja kui see nagu emaga nagu juhtus, siis ma alguses ei saanud ka nagu aru, aga ma tundsin, et ma olen nagu täiesti augus, täiesti depressioonis ja ainus koht, kus mul oli vaja minna, oli siis massaaž veel. Ja tol hetkel see 10. oktoober 2017, see jääb minu ellu igaveseks üheks väga tähtsaks kuupäevaks. Ja olen seal massaažis ja tunnen juba sel hetkel, et midagi on sellel korral väga teisiti. Ja ma ei saanud aru, mis, aga mul oli tunne, et mind seal laua peal nagu mingid muud jõud ka nagu täiega nagu raputasid ja ma ei tea, nüpelt, ma ei oska seda sõnadesse panna. Ja samal ajal see massöör, meesterahvas küsib, et kuidas sul päriselt läheb. Ja mina ei tea, mis jõud see nagu lasi minust välja voolata kogu sellel südamevalul. Ja siis ma ütlesin talle sihukese repliigi, et no näed, et ise olen siin tervendaja ja teen kõigile siin sellist tšakra pesumasina süsteemi, aga ise olen selline katkine ja mitte kellelselt ei ole nagu abi ka loota, sest huvitaval kombel sellel hetkel ei olnud kätte saadavad või linnas mitte ükski minu sõbranna, kes olid nii uue vaimsusega seotud, mitte kedagi ei olnud, täiesti nagu tühjus. Ja siis see mees ütleb, et kas me võime pärast rääkida, et mul oleks sulle pakkuda loputusprogrammi. Ta oli sihuke huumorisoonega meesterahvas ja ma muidugi esimene mõte oli, et natukene hirmus, ei tea, ta on ju olnud tantramassöör ka, ei tea, mis ta seal pakub, on ju, aga mõtlesin, et kaotada pole midagi, istume ja räägime. Ja siis ta ütleb, et tead, et ma olen kristlane, kas ma võin su eest palvetada? Ja selle peale ma tegelikult ei tulnud. Ja tegelikult see kõik kujutad nüüd ette, et ma enne otsisin ütleme 30 aastat ja see kõik kokku läks kuskil 30 minutit, mis ma olin seal pärast vestlemas. Ja ta küsis mõned küsimused minu käest, et kas ma usun Jumalat ja muidugi usun. Ma ju kogu aeg igapäevaselt suhtlen, aga mul oli see rutiin ju väga paigas. Kas sa usud Jeesusesse? Ma tean ja usun küll, et on olemas olnud, et ma olen oma unenägudes ja ilmutustes ja nägemustest teda näinud ja isegi sellist pilti olin enne näinud, kus ma olin põlvitanud imepisikese nagu sipelgas ühe ja Jeesus oli tohutult kõrge. Et mul oli ka see meeles, ja ma tean, ta on olnud selline meister, kindla peale on ta elus inimene olnud. Ja siis ta küsib, et kas sa oled valmis Jeesust oma südamesse võtma? Ja mingi hääl minu sees ütles, et jah, ma olen. Ja sel hetkel me tegelikult tegin selle, siis ma ei teadnud, et see on päästepalve, tegin selle niinimetatud palve ja siis veel massöör küsis, et kas sa oled valmis oma emale andestama. Ja ma arvan, et see oli nagu hästi oluline küsimus, sellepärast, et
ma nagu tundsin veel seekord kinnitusena, et ma olen ju 20 aastat tegelikult lahendanud seda andestamatuse asja enda sees. Ja kuigi mul ei ole täna nagu emale mitte midagi ette heita, aga see vimm ja viha ja võib-olla see mingisugune rahulolematus ja ootustele mittevastavus ja kõik see, millega me tegelikult sealt lapsepõlvest nagu tuleme, et see oli minu sees ju alles. Ja see uus vaimsus ei parandanud neid hingehaavu mitte kuidagi nagu ära, et pigem nad olid nagu maha maetud ja lihtsalt aeg-ajalt veritsesid siis, kui oli see hetk. Ja see oligi see hetk, kus ta selgelt näitas, tuues mängu uuesti mu ema selle olukorraga ja et ma saaksin päriselt nagu aru, et see New Age ei tööta. Ja samal ajal, kui me seda palvet tegime, tuli minule kõnetus ja pilt. Ja ma arvan, et see on üks väga olulisi kohti selle päästeloo juures sel hetkel, ja seal pildis oli Egiptuse püramiid ja see lihtsalt kukkus kokku ja kõnetus tuli sinna juurde, et Kairi, kas sa nüüd usud, et see New Age ei tööta, et see on ainult illusioon, et see on pettekujutelm, et mina pakun sulle nagu palju paremat ja see hääl oli minu jaoks nii veenev. Ja sellepärast ma täna ütlengi, et ükskõik, kui palju nagu need inimesed võivad mulle öelda nagu ennegi, et see on ohtlik teekond, ma ei saanud sellest aru. Aga kui Jumala vaim mind ise nagu kõnetas ja mulle näitas reaalselt, siis see oli nii veenev, et ma olin nagu täiesti nagu, kuidas ma ütlen, sel hetkel see kõik käis nii nagu kiiresti, aga ma tundsin tohutut kergust, vabanemist ja koormad minu õlgadelt nagu langesid. Ma tundsin ennast, et ma olen uuesti sündinud. Ma päriselt tundsin seda tunnet. Ma ei mäleta, palju sellest aega läks, võib-olla aasta, võib-olla rohkem, aga mina olin selle loo nagu unustanud isegi. Me tegime selle palve seal kontoris ja me panime ju käed selle tooli peale, kus Kairi istus ja me palvetasime, et Jumal, kui ta siin istub ja toimetame, palume, et sinu kallis püha vaim võiks tulla ja puudutada teda, et tooda patu tundmisele või tõmmada välja sellest, ilmutada talle iseennast. Ja see palve sai tehtud ja tänasime Jeesust ja sinna me jätsime. Ja läks siis aasta või paar, ma isegi täpselt ei mäleta, oli üks piiblikooli tund metodisti kirikus ja äkitselt tuleb üks särav naisterahva minu juurde ja ütleb, et tere, et kas sina oled Andrei? Ma ütlesin, jaa. Kas sa tead, et mina olengi see naisterahvas, kelle pärast Matisega koos minu kontoris palvetasite? Et ma tegelesin selliste asjadega ja ma tean, et te palvetasite seal ja ta kiiresti andis sellise tunnistuse, et Jumal sai ta kätte. Ja minu sees plahvatas selline nagu rõõm pühas vaimus. Ma ütlesin, vau, imeline, vägev, milline tunnistus. Ja muidugi see ehitas usk üles, et meil on meelevald nagu läbi palve ja nagu paluda Jeesuse poole, et ta tõmbaks inimese välja vaimsest pimedusest ja eksitusest. Jumal on saanud mind kasutada läbi sellise missiooni, et ta lihtsalt laseb rääkida eksiõpetuste ohtudest kristlastele ja ma usun, et on väga palju kristlasi, kes täna tegelikult veel ei tea, et jooga kätkeb endast nii palju teemondlikku või need kristallid, milles on mingid programmid või loitsud, ei ole päris need õiged asjad. Või reisimeened, mis sa kaasa tood, võivad tuua ja avada uksi teemonitele. Et selle aja jooksul ma olen päris palju käinud kogudustes, ka mõnes raadiosaates nagu rääkimas, et täielikult seda kristlaste enda teadlikkust siis avardada, et millised on need ohud, et kuidas sa päriselt saad aru, et kui ühes käes on sul on 2 pudelit, ühes on puhas vesi ja teises ka, aga üks on allikas on teemondlik, New Age näiteks, ja teine on Jumala vaim, kuidas sa saad sellest aru?
ehk siis tegelikult meie sees olev häirekell peab tulema nagu pühavaimu kaudu, et kui me satume selliste erinevate enesearengu mingite koolituste või raamatute otsa, me peame nagu väga selgelt saama nagu selle kinnituse ja selle signaali pühalt vaimult. Aga kui me ei saa ja me ei ole ka piiblit nii palju lugenud, siis ongi võib-olla vaja minusugust, kes räägib oma loo näitel, millised on need karid, kuidas on võimalik lapsepõlvest saadik nagu sattuda sellele teele ja nendest minu lugu näitab nagu väga selgelt neid päästikuid, mis võivad viia sind nagu sellele okultsele teekonnale. Üks oli uudishimu, teine oli see, et mul oli tegelikult selline tühi koht siin südames, mis on kõikidel, aga see oli ja seal oli nii palju hingehaavu ja armastuse puudust ja läheduse puudust, et sa hakkad kogu aeg otsima midagi, sest sul on kogu aeg see tühi. Kolmas on lihtsalt tervislikud rikked, sest sa hakkad otsima abi alternatiivmeditsiinist. Ja neljas asi on tegelikult, mis ei tulnud minu näitel välja, aga mis mõjutab väga palju inimesi, on suguvõsapärand, ehk sa võid saada oma ema-isa liini pidi kaasa ka selle okultismi vaimuni, et hingevaenlane on väga kaval, ta on paketeerinud selle väga ilusasti ära, pannud sellele kalli hinnalipikku ja mis juhtub, on see, et sa satud sõltuvusse ja mina olin väga tugevasti sõltuvuses. Ma olin nagu sellises rattal või karussellil, millel sa ei saa maha, vaid sa vajad nagu järgmist doosi, et kogu aeg ennast nagu toita millegiga. Ja minu näitel on olemas kõik need päästikud tegelikult, mis hoidsid mind nagu selle seest nagu kinni. Aga see ei ole Jumala plaan. Lihtsalt mul on hea meel täna siin nagu seda rääkida, sest ma selle 7 aasta jooksul näen, kuidas hingevaenlane on liikunud oma plaaniga läbi uue vaimsuse veel rohkem kahju teha ka neile inimestele, kes ennem sellest ei teadnud midagi. Et see protsent, millest täna, tähendab see protsent meie Eesti inimestest, kes on kuidagi mõjutatud New Age'ist, see on, pakun välja juba 2/3 kuskil seal 7-80% juures läbi erinevate uuringute ja kahjuks ja jumalast teatakse ainult 20% juures, kui sedagi, need on uuringud, millele ma toetun. Et tegelikult on väga vaja rääkida inimestele, millised ohud tegelikult selle ilusa sildi, selle ilusa pakendi taga nagu on, mis nagu lubab sulle seda lunastust, rahu ja õnne, aga tegelikult reaalselt sa ei saa seda seal. Läbi Jumala armu leidis Kairi selle, mida tema hing oli alati otsinud. Rahu, tervenemise ja tõe. Mitte tähtedest või kristallidest, vaid elavalt Jumalalt, kes oli teda oodanud kõik need aastad koju.